Tere tulemast kuulama saadet Tagasi klassiruumi. Olen teie saatejuht Hendrik Sulg ja hooaja viimases saates on meile külla tulnud vilistlane, kellel on üsna intrigeerivad huvid ja hobid. Rauno Koorts. Tere, Rauno! Tervist, tervist! Enne kui me siis küsimustega hakkame pihta, et võib-olla siuke kerge tutvustus oleks ka hea algus. No, tutvustus on siukene, saab olema huvitav, et mul on siuke hunt kriimsil. Mis teed siis oli? No, siukene natukene ja kõike, et olen siis põhiliselt hobusekasvataja. Meil on Harjumaal Kuusalu vallas Lahemaa rahvuspargis on siis hobusesall. Ja noh, põhi siis nii-öelda asi läheb, kõik aeg läheb sinna. Aga lisaks sellele siis olen Loksa gümnaasiumis muusikaõpetaja ja Kolga lasteaias ka muusikaõpetaja. Ja siis lisaks on veel siis ka see nii-öelda pillimehe amet. Käin sünnipäevadel, juubelitel, pulmades, matustel, kogu vaja. Et mitmekesine on see asi. Aga tulles siis karjääri algusesse, et kus tekkis selline mõte nagu siia kooli tulla? No mõte oli tegelikult, kui nüüd päris ausalt rääkida sellest, siis see on selline huvitav käik oli. Päris alguses ma siis läksin tegelikult peale põhikooli Tartusse Eino Elleri nimelisse muusikakooli. Ja seal oli siis ka siis nii-öelda keskeri variant, et sai ikka teha siis gümnaasiumiharidust ja omandada siis ka muusikalist haridust sinna kõrval. Aga noh, eks ikka maapoisile see linnaelu on nagu ta on, et väga kergesti läks mõte uitama. Ei suutnud asjadega väga hästi järje peal olla, siis saigi võetud vastu siis otsus, et okei. Et ma tulen ikkagi siis koju tagasi ja siis astusingi siia Lähte-Ühisgümnaasiumisse. Ja üks ajend ka, miks siia sai toodud, oli see, et Tabivere põhikoolist üks minu lemmikõpetajaid tuli siia õppealajuhatajaks. Kes teie lemmikõpetaja on? Reet Rosenberg. Ja siis mäletan, kui ma tulin siia, oligi just ikka sisseastumis katset olid, siis tulin siia, siis ütlesin ka, et ma tulin sulle järgi. Kui niimoodi ütles. Aga jah, põhiline ikkagi oli see et ei linnaeluga harjumine oli siuke keeruline. Aga mis nagu olid siuksed nagu asjad, mis teid nagu segas nagu selle linnakoolis käimise juures? Et kas ta oligi, kas üks faktoritest võis ollagi see, et ta oligi nagu linna sees, mitte et ta oli kuskil asulas näiteks? No pigem ikkagi see linna sees, et kogu see linnakära ja kõik selline, et see mulle nagu väga ei sobinud. Ja ega ma olen hiljem ka saanud periooditi natukene elatud siis linnas. Vahepeal oli 6 aega elasin Tallinnas ja lihtsalt ei sobi minu jaoks. Siuke maapoiss rohkem on. Aga kas te mäletate oma esimest koolipäeva või sellist aktust rohkem? Kus oli aktus midagi? Mitte nagu sellist õppepäeva, aga see esimene päev oli, ma mäletan oma klassikaaslaste reaktsiooni. Sest kuna ma tulin nii-öelda 1 aasta hiljem siis gümnaasiumisse, ma käisin 1 aasta seal Tartus, 1 aasta hiljem. Ja ma olen alati välja näinud selle natukene vanema poolse, kui ma tegelikult olen. Siis kõik alguses arvad, et ma olen uus õpetaja. Ja nad olid väga hämmingus, kui ma istusin ka siin sisseastujate nii-öelda rivis. Aga see oli siuke kõige eredam mälestus. See oli nagu siuke kõige eredam, eks esimesel päeval aga palju midagi ei juhtu. Alles hiljem hakkas juhtuma. Aga üldine tunne ikkagi oli siukene hästi soe ja kokkuhoidev.
noh, meie klassi oli ikkagi ka üle Eesti kokku tulnud ja ega me olime kohe algusest peale suhteliselt sellised ühtehoidvad. Aga kuidas sul see õppetöö siis välja nägi, et kas sa said õpetajatega näiteks hästi läbi, hinded olid korras? noh, siuke nagu koolipoisil ikka. et kuna mul juba tegelikult, kui ma siia gümnaasiumisse tulin, siis noh, mul ikka alati on südamelähedane olnud siuke põllumajandusega tegelemine ja värgid, siis noh, siuke traktorite remont ja asjad, et noh, need võtsid ka oma aja ja lisaks siis ma täpselt ei mäleta, kas ma juba 10. klassis või 11. klassis hakkasin tegelikult tööl käima gümnaasiumi kõrvalt. Aga noh, jah, õpetajatega pigem sain hästi läbi, ei olnud nagu probleeme. Ja noh, hinded oli siukene 4-5 maksud maha 3-2. Mis suunas te käisite siis? Mina käisin meedia suunas. Meedia suunas? Ja. Aga miks just meedia suund, miks mitte tehnoloogia? Meedia suund pigem sai võetud ka selle eesmärgiga, et noh, kuna siukene põhiline kutsumus on ikkagi nagu on lapsest saati muusika ja siuke õhtujuhtimine, siis noh, see meediasuund kõik nii-öelda, mis nagu ka minu suurem visioon sellega oli siis stuudiosalvestus, helisalvestus. Sellega ma tegin ka oma lõputöö. Ja see oli nagu põhiline inspiratsioon. Et noh, tehnoloogia pool, mis mul on alati olnud nõrk, mul on olnud matemaatika. Et noh, vajaminevaga ma saan väga hästi hakkama, et siin noh, nii-öelda vajasin praegult ka heinategudel asjadel kütusekulusid arvestada ja keskmiseid väärtuseid arvestades, see ei ole probleem. Aga siuke noh, lai matemaatika oli minu jaoks nagu hirmutav. Ehk siis põhiline asi oligi, et lihtsalt seda esinemise oskust saada rohkem. Noh, kas just esinemise oskust, aga pigem just nagu seda noh, nii-öelda silmaringi avatust. Et noh, ikkagi meedia suunal oli kõik nagu noh, retoorika ained ja need, et see oli nagu selline võib-olla nagu põhiline. Aga kes teil seda meediatundi andis? No meil oli põhiline oli Tiit Helm. Tiit Helm. Ja mida te nagu tegite meediatundides? Kumba pigem oli rohkem siis, et kas oligi nagu sellist kirjalikku osa või saite ikka nagu rohkem teha seda praktilist osa? Ehk siis saitegi näiteks kaamerat või noh, siin stuudios näiteks olla? Meil oli nii-öelda nagu noh, 2 varianti, et üks siis oli nii-öelda ajakirjanduse tund, mis oli pigem siis siukene kirjalikum pool. Ja audiovisuaalne meedia oli siis noh, pigem alati praktilisemad tunnid. Käisime väljasõitudel, igal pool saime pildistada, filmida, intervjuusid teha. Stuudiot saime kasutada, kooliüritusi saime siin nii-öelda reklaamida. Koolilehe väljaandmised, kooliraadiot tegime ka natukene. Kooliraadiot? Ja. Mõningad nii-öelda suuremad üritused ja asjad olid siis vahetundides ikkagi toimus kooliraadioga. Selles mõttes kooliraadio. Noh, ega meil see kooliraadio on ka natuke vaiksemaks jäänud, kui nüüd mõelda, siis no eks vahepeal midagi nagu tuleb, ka mingisugused märguanded või need üritused, eriti koolisisesed, aga jah, ka nagu väga vaikseks jäänud. No ega ta too aeg ka midagi siuke, väga siuke shiny ei olnud, aga aga saite seal midagi tegime, saime kätt katsuda ja proovida. Täitsa tore oli. Aga kas sulle meeldisid ajakirjanduse tunnid? No ajakirjanduspool nagu otseselt, ma ütlen ausalt, mulle nagu väga palju sellist nii-öelda inspiratsiooni ei pakkunud. Et noh, nagu ma ka enne mainisin, et pigem oli see stuudiopool ja siukene, mis oli nagu siuke pakkus rohkem huvi.
aga selles ajakirjanduse pooles kindlasti, mis nagu andis sihukest enesekindlust rohkem juurde, olid siis, kui sai ka käidud intervjuusid tegemas. Ehk siis, kui mõni selline natukene kidakeelsem intervjueeritav oli. Et siis kuidas nagu ikkagi läheneda sinna, et sulatada seda jääd siis nii-öelda teineteise vahel. Et ja kui lõpuks ikkagi said selle intervjuusid kätte, siis oli hea tunne. Seda küll, jah. Ja mis on sinu gümnaasiumi ajast kõige sihukesem eredam mälestus, mida te tegite näiteks klassiga koos? Klassiga koos? Ma ei tea, kas see nüüd nagu terve klassiga koos nagu tehtud on, aga noh, eks ikka olime noored ja sellised võib-olla rumalad natukene. No, ja noh, too aeg oli, ma ei olegi nüüd mööda sõitnud amma, ma ei ole vaatanud, kas nüüd kuusekohvik on alles. Üks ükseid eredamaid võib-olla ühisväljasõite oli Saaremaal käimine. See oli siis meie nii-öelda lõpetamise raames juba. Et sai siis käidud seal Saaremaal, seal oli täitsa tore pidu. Nii et ongi siis gümnaasiumi lõpp sihuke nagu siukse eredam mälestus ja siis siuksed koolipäeva keikad või siuksed käimised siis. Üks koolipäevadel oli ka neid siukseid eredamaid hetki ikka. Et Tiit Mauveri tunnid olid alati hästi huvitavad. Olen ise ka saanud mõnes tunnis olla enne, kui ta siit koolist ära läks. Hästi hea huumoris on. Ta on hästi jutukas, jah. Ja niisugune naljad on tal omamoodi ja temaga sai alati nalja teha ka. Täpselt niimoodi, jah. Et tema juures on jah see, et ikkagi töö ja lõbu olid siuksed vältimatud asjad. Et aegumatu klassikaline lause Tiit Mauverilt. Kordamine on tarkuse vanaema. jah. Ja eriti veel mäletan, et ükskord oli mul isegi niimoodi, et küsisin ka õpetaja Mauverilt, et kas ma klassist välja saaksin ja siis suunas mind akna poole. Jah. Et tal on väga huvitavad naljad ja ikkagi klass naerab kaasa. Et see on atraktiivne. Väga muhe ta olekuga. Aga kui sa peaksid oma klassi kirjeldama, siis mis oleksid need omadussõnad, mida sa kasutaksid? Omadussõnad, me olime hästi kokku hoidnud. Hästi siuksed abistavad. Et kui ma 10. klassi tulin, siis meil oli meediasuund oli nagu eraldi. Ja siis meil oli Ilona Võik oli 10. klassis meil klassijuhatajaks. 11. klassis, kuna ikkagi meid oli nagu niivõrd vähe, siis meid pandi kokku spordisuunaga. Siis sai klassijuhatajaks Varje Kaarde ja temaga olime siis lõpuni. Ja eks see 11. klassis alguses nii-öelda see kokkupanek oli selline nagu natukene võib-olla tekitas siukest klass läks suureks, oli võib-olla siuke natukene ebamugav. Sest olenemata, et ma olen selline muusik ja õhtujuht, siis tegelikult ma tahan rahu ja vaikust. Ma tahan võimalikult vähe inimesi enda ümber. No jah. Et kuna ongi nädalavahetustel esinemas käid, siis saad kogu aeg selle nii-öelda rahvadoosi enda jaoks täis, siis ülejäänud aja tahaks natuke rahulikumalt. Aga see ebamugavustunne tegelikult läks väga ruttu üle, sest ma arvan, et üks siuke kuu ajaga, sest siis juba õppisid inimesi tundma ja see läbisaamine läks väga heaks. Ja pärast oli tegelikult siin
spordisuunalt ja tehnoloogia suunast tegelikult olid, et noh, tulid ühed kooliajal parimad sõbrad. Okei. Et siuksed olime hästi kokku hoidnud. Ehk siis, kui spordisuunaga kokku läksite, oligi vaja siis natuke sellist aega. Aklimatiseerumist, ütleme niiviisi, et. Ja teiste suundadega oli ka siuke, või noh, teise suunaga oli ka siuke hea läbi saada. Ja, oli küll. Et me tegime tegelikult isegi vahepeal siukest poistega natuke pulli. Tegime ühte vokaalansamblit. Okei. Ja seal oligi siis meedia suunas, tehnoloogia suunas, minu spordi suunast oli ka, igalt poolt oli meid. Aga kui ma ei eksi, siis ainult nii-öelda lennupõhiselt ikkagi, et ma nii-öelda väljaspoolt enda lendu ei võtnud kedagi. Ja siis oli poiste bänd. Toomas Hendrik Ilves oli toona president. Ja siis panime kikilipsud kenasti kõik ette, see oli meil esimeses riietus. Ülikonnad, kikilipsud ette ja siis ansambli nimi oli lihtsalt Toomas. Geniaalne nimi. Ja me siin ka koolijuubelil ja asjadel ikka astusime täitsa ülesse ka, esinesime. Aga kes teil seda muusikalist poolt aitas nagu? No mina ise tegin seda. Sina ise? Jah. Seda ma ise juhendasin, ise viisin läbi. Aga kas oli raske, oli üle määra palju tööd vahepeal? Ei olnud. Oli nagu, lõppisid kiiresti? Jaa, lõppisid kiiresti ja kõik olid siuksed, kes tahtsid pulli teha. Ja me ei ajanud seal taga otseselt mingit siukest filigraansust. Vaid me lihtsalt läksimegi pulli tegema. Mis nagu oligi meie eesmärk. Hästi siis. Selle koha pealt, et oli ikka lihtne ja tore. Aga kas oli veel mingisuguseid kooli ajal mingid huvisi, millega sa, või hobisid, millega sa tegelesid? Välja arvatud siis lihtsalt Toomas ja muusika. Oli mingi sport näiteks sul ka? Ei, spordi harrastaja ma ei ole kunagi väga suur olnud. Mis pärast? Ma ei teagi. Kuidagi selline on nagu lihtsalt kuidagi minust mööda käinud. Aga sporti ise jälgid või ei ole väga huvitav? Jälgin ikka selles suhtes, et ikkagi põhilised, mis on taliolümpiat, vaatan täitsa hoolega, siis WRC-rallit, vormel 1. Ja loomulikult, kuna ma tegelen hobustega, siis igasugune ratsasport. Nüüd hiljem olen ka ise hakanud rohkem nii-öelda ratsutamisega tegelema. Aga kui on see, et omad hobuseid, siis ei saa sinna võrdusmärki tõmmata, et ma saan iga päev ratsutamas käia. Seda muud tööd on nendega nii palju, et viimane kord käisin, nüüd ratsutamas käisin äkki 2 nädalat tagasi, aga enne seda oli poolaastane paus. Kas oli raske kuidagi uuesti harjuda või? Ikka, jah. Et seal on ikkagi väga head tasakaalu vaja, kui pikem paus jääb vahele, siis ta on natuke nagu jalgrattasõit, et päris meelest ära ei lähe, aga ebakindlus on ikkagi see. Okei. Aga tulles tagasi siis kooli juurde ja viimane küsimus ka sellel nagu kohal, et oskaksid ehk nimetada mõned plussid meie kooli juures? Meie kooli juures kindlasti, mis on üks väga suurtest plussidest, on see, et haridus on väga heal tasemel. Et mul ei ole küll endal nii-öelda gümnaasiumiga väga palju tuua paralleele, sest ma ei ole teistes gümnaasiumites ise õppinud. Aga see tunne, mis nagu siin jäi, oli see, et sa ei olnud üksinda. Õpetajad ikkagi nagu aitasid sind. Kui sul oli mure, sa said minna rääkida
ja leiti lahendus. Sest et noh, murede koha pealt ma arvan, et nii mõnigi õpetaja siin, kui ma peaks uuesti see gümnaasiumisse siia astuma, siis et issand jumal, ära tee seda. aga kuidas sulle näiteks koolisöök on nagu meelde jäänud, kas on nagu pigem meeldinud, pigem oled söönud või Jaa, koolisöögi vastu mul ei olnud kunagi mitte midagi. mis oli teie selline nagu lemmik? Lemmikuid oli 2 varianti suppidest, kas seljanka või hernesupp. Need olid tavaliselt need toidud, mis nagu viimseni ära söödi tilgatumaks. aga kas teil seda kanapastat ka tehti? Koorene kanapasta? See ei, minu meelest ei tehtud, ei mäleta küll, et oleks olnud. Et see on, kuna ma käisin põhikoolis ka siin, siis alati on see kuidagi kooli, või noh, siuke põhiline kooli lemmik olnud, see koorene kanapasta on. Võib-olla, et oli, aga ma ise ei ole nagu olnud väga suurem kana fänn, siis võib-olla ei ole lihtsalt meelde jäänud. Võib-olla tõesti. Kool on nii palju head sööki teinud, et ei jäägi meelde. Aga ei, muidu nagu magustoidud ja asjad kõik olid nagu minu meelest väga head. Söögi koha pealt muidugi ma ei ole kunagi olnud eriti valiv ka, kui ma just ei pea maksma söögi eest. Seda küll jah. See on ka kusjuures hea, et hea näide, pluss tuu, et me ei maksa nagu koolisöögi eest, välja arvatud need siis, kes ööbivad õpilaskodus. Aga jah. Tasuta lõuna on ikkagi nagu suur eelis. Aga jätame siis praegu selle kooli teema sinna paika ja lähme siis peale kooli elu juurde. Et mis sind üldse ajendas muusikat õppida või muusikat tegema? Kindlasti üks asi, mis oli ees, oli nagu ema eeskuju. Tegelikult meil terve pere on nii-öelda, kui tahame, siis me suudame kõik olla musikaalsed. Isegi kui vennad seda vastupidist väidavad, üks vähemalt meist. Üks sulas, üks hakkas nüüd ikkagi tegeleb muusikaga ja õppis kitarrimängu selgeks ja käib laulmas ka. Aga teine veel võitleb vastu, aga ma olen teda kuulnud laulmas väga hästi. Ehk siis eks ta on geenides sees olnud ikkagi ja sealt poolt on see tulnud. Isa tegelikult oskas ka akordionit mängida. Nii-öelda mõlemalt poolt. Aga mis sind, ehk siis põhiliselt oligi nagu pere, see nii-öelda see allikas? Pigem küll, jah. Aga mis ma kitarrimängu alustasin, ema õpetas mind, kui kitarr oli pikem kui ma ise. Vahe ulatasin, aga ma mängisin. Okei. Aga mis sul need mis oli sul esimene pill näiteks, mida sa õppisid? Esimene pill oligi kitarr, jah. Aga sealt edasi tuli, hakkasin siis ma astusin muusikakooli. Samal ajal, kui ma ka esimesse klassi nii-öelda siis algklassidesse astusin. Muusikakool läks kogu aeg paralleelselt klassidele. Astusin muusikakooli ja muusikakoolis siis hakkasin õppima akordionit. Aga miks just seda pilli? Akordion on siukene, ta on üks igavesti hea pill. Sa oled sellega nagu mees nagu orkester. Ja sa saad ta igale poole kaasa võtta. Klaverit selga ei võta, ei lähe kuskile. Jaanitulele pilli mängima, akordioni viskad selga, lähed, mängid ära ja pakid kokku ja lähed tagasi. Või võta näiteks trummar. Bändis trummar läheb 2 tundi enne kohale, et oma setid asjad kõik püsti panna, paika panna. Seda küll, jah. Ma käin bändiga ka praegu mängimas. Ma lähen sinna, teen lukku lahti, võtan välja, panen mikrofoni külge valmis. Ja see trummide püsti panemine, see ikka nõuab aega. See on ikka
korralik matemaatika, et ja taldrikuid peab veel kuidagimoodi püsti panema, siis peab need standid veel panema. Olen omal nahal tundnud jah seda putitamist seal. Järgmine siukene pilotaaž on juba siis trummiseti helindamine. Oleks tõesti. et sellega jah. Täielik peavalu. Ma vaatan neid mikrofone ja mõtlen ise ka, et no ju siis peab nii olema. Mulle nagu siukest loogikat eriti nagu ei teki, aga ma näen seal soolotrummi juures näiteks mikrofoni selge, see peab siis seal olema tõesti. et on jah siuke, aga samas väga siuke lihtne pill, mida ära õppida. Et kuna ta ei ole nagu meloodia pill, et kus on kindlad kolmkõlad, mida sa pead meelde jätma, või et mingisugused üldse tuurid või mõllid. Et seal lihtsalt no põhimõtteliselt lööd trummi ja sellega tekib mingisugune rütm nagu. No, jah, aga bändisiseselt vastutus on suur. Seda küll, jah. See ma ei tea, millest võib tulla, aga mul on alati mingi siuke surve peal, et nii kui minul nagu midagi sassi läheb, siis läheb tervel bändil ka. Aga noh, nii ta tegelikult ongi. Tegelikult niimoodi on küll, jah. Trummar ja bassimees on tavaliselt bändis 2 venda, kes ei tohi eksida. Ja siis tulen mina sinna trummarina, kellel on kogu aeg siuke mõte peas, et no nüüd läheb kindlasti midagi pekki. Või noh, midagi sassi. Et jah, see on väga suur vastutus. Aga kas sul on näiteks mingeid teisi pille, mida sa õppisid peale kitarri ja akordini? Jah. Kui ma nüüd gümnaasiumi ära lõpetasin, siis ma läksin uuesti Ellerisse. Mis pärast? Sest et seal avati pärimusmuusika osakond. Aha, okay. Ja siis ma läksin sinna uuesti õppima ja õppisin seal siis pärimusmuusika osakonnas depotüüpi Eesti Lõõtspilli. Eesti Lõõtspilli? Jah. Ja selle ma ka lõpetasin ära seal kenasti. Ja praegult ka tegelikult, kui ma võtan siis, kui ma käin näiteks sünnipäevadel või kuskil mängimas, siis kõige rohkem ma mängin tegelikult lõõtsa. Just. Aga ma arvan, et kuulajal võib-olla tekib selline küsimus, et mis nendel vahe on lõõtspillil ja akordinil? Noh, lihtsam on öelda, et mis on neil sarnast. No. Ainukene sarnas on see, et neil on niisugune voldiline lõõt seal vahel. Ülejäänud on ikkagi mängutehnika ja kõik on hoopis teine. Okei. Et noh, lõõtspill on nagu niisugune lühem, väiksem, Eestis ehitatud käsitööna. Et nagu niisugust mingit suurt kontserni ei ole, väljaspool Eestit neid ei tehtagi. See on täitsa niisugune Eesti oma nohija põhimõtteliselt. Ja August Depo oli siis see, kes neid hakkas siis ehitama. No eks inspiratsioon on ikka saadud nii ida poolt naabritelt siis Liblik lõõtsast kui ka siis Austrias siis osadelt nii-öelda lõõtsatüüpidelt. Aga noh, see Eesti enda Depo lõõts on ikkagi selline hästi omanäoline. Ehk siis lõõtspill on väiksem pisut ja mängimistehnika on hoopis teine, kui näiteks akordionil on see, et saad mängida nii tuuris kui mollis, siis lõõtsal tegelikult minoor ei ole üldse. Üldse mitte? Ja noh, põhimõtteliselt siis on olemas nii-öelda 3-realisi ja 4-realisi lõõtsasid, ehk siis kas sul on paremas käes 3 rida nuppe või 4 rida nuppe. Ja siis need on kõik siis nagu eraldi helistikud. Ja põhimõtteliselt saad siis mängida, vabalt mängida saad 3 helistikus ainult, kui see on 4-realine lõõts. Ehk siis minu lõõts saab mängida C-tuuri lugusid, G-tuuri lugusid ja D-tuuri lugusid. Ühesõnaga väga piiratud. Jah, pigem. Ja siis lõõtsa suur erinevus on veel see, et kui vajutad nupud alla, lükkad lõõtsa kokku, see on üks hääl, tõmbad lahti, on hoopis teine hääl. Ehk siis nagu parem käsi pigem meenutab rohkem võib-olla isegi nagu suupilli.
et selle puhud sisse, tõmbad välja, et siis sul on nagu erinev hääl. okei. Ja kas sa kirjutad enda muusikat ka? No sahtli põhja midagi on kirjutatud, jah. Aga millest sa oled kirjutanud muusikat? Noh, pigem vaadates minu välimust, siis Kuulaja võib-olla ei näe. jah, et siuke kauboi stiil. Et see country stiil on nagu hästi siuke hingelähedane. Ja siis pigem olen ikkagi kirjutanud siukseid country lugusid. Ja noh, millest üks hea country lugu räägib. Hea country loo saad valmis kirjutada siis, kui seal on sees katki läinud armastus, nuttev ema, pick-up track, palju alkoholi ja kuskil võib hobune ka sees olla. Kui need kõik 5 asja suudad sinna sisse panna, siis on üks väga hea country laul. Aga miks üldse nagu, või kust tekkis see huvi, et just countryt kirjutada, et miks mitte näiteks kirjutada võib-olla folki või mingisugust poppi rohkem? Country muusika... Mingit teist žanrit, et kust see country huvi tekkis? Ma olen seda ise ka mõelnud ja seda on tegelikult väga palju küsitud mu käest. Kus see nagu see country muusika tuli. Ma nüüd, kui ma nagu mõtlen täpsemalt selle peale, siis võib-olla varasemalt, mul on alati meeldinud Kukerpillid. Kukerpillid on ka tegelikult siukene Eesti country bänd sisuliselt. Ja ka Väiemees on vaieldamatu lemmik, ka nemad liigituvad natukene country bändi alla. Ehk siis on juba sealt poolt nii-öelda on seda liini nagu tulnud sisse juba lapsepõlvest saati. Aga võib-olla see põhiklikk käis ära sel hetkel, kui Eestis teleesilinastus Johnny Cashi biograafia I Walk the Line. Ma vaatasin selle filmi ära ja siis ma olin müüdud. Olid sekundiga armunud põhimõtteliselt küll, jah. Väga huvitav, et üks film mõjutas nii palju. Muidugi peab tõdema, et see oli üks paganama hea film ka. Et see on ikkagi, ma nüüd muidugi ei ole vaatanud reitinguid, aga mingi aeg nagu reitingud olid nagu ikka väga head. Ja mis nagu oli veel selle filmi puhul nagu, mis mind lummas, oli see, et peaosatäitja, kes siis Johnny Cashi mängis, Joaquin Phoenix, ta ise laulis kõik need laulud sisse. Ja ta ise mängis kitarri sisse. Ise mängis kitarri. Näitlejad on ikka päris imelised tegelased tegelikult. Ja see võib-olla nagu andis selle nagu, eheduse. Seda kindlasti. Sellele kogu sellele asjale ja. Eks see filmis oli nagu siukseid halbu stsenaariumeid ka. Jah. Et nagu sellistel kuulsustel ju ikka kipub käima, et korraks tuleb põhjas ära käia selleks, et saaks uuesti tippu ronida. See on päris elu, jah. Vältimatu osa. Aga võib-olla see ehedus nagu oligi see, mis nagu töötas. Ja sealt ka tuli see nii-öelda see Johnny Cashi nii-öelda austus, kus ta ka mul nagu iidoliks sai. Et enne seda ma temast nagu väga palju midagi ei teadnud. Jah, mõningaid eestikeelseid covereid ikka olin kuulnud, aga ei viinud nagu 1 ja 2 kokku oma vahel. Aga nüüd on ikkagi enamus tema loomingust on ikkagi tuttav. Ehk siis, kas sa näiteks oled mingisuguseid mingite laulude või lugude teemasid emalt ka laenanud, kui sa oled näiteks kirjutanud midagi? Eks inspiratsioon ikka on tulnud, jah. Kindlasti. Ja mis võiks sind nagu omapärasemaks teha võrreldes teiste muusikutega? See on nüüd üks keeruline küsimus. Et kas selline nagu vähe tuntud või nagu vähe nii-öelda siis viraalsem nagu siuke žanr Eestis, country võib-olla. Ma ei ole ise väga kuulanud või kuulnud, et on nagu
raadiotest käinud, et või noh, kindlasti on, aga võib-olla mitte nii palju, et kas see võiks näiteks sinu sihuke omapärasus olla, et sina teed kantrimuusikat Eestis? No võib-olla mis nagu minu omapära võib olla see, et on nagu see minu see ampluaa. Ta on nagu lai. Et ma võin mängida siin alates Eesti süldist kuni, ma ei tea, rock'n'rolli, rockabillini välja. Et ja noh, bändiga teeme nagu natukene niukest reget ja funki ja souli ka. Ehk siis noh, põhimõtteliselt kui nagu hakata neid stiile nüüd nagu järjest panema ritta, siis neid tuleb päris palju. Ja noh, muidugi jah, kantrimuusikat on nüüd küll niiviisi, et noh, on nüüd nagu, Eestis on nagu avastatud see kantrimaailm. Toimub hästi palju igasuguseid kantrifestivali. Et Kanavere kantri ja Urissaare kantri ja Harku kantri ja noh, mis meil siin kõik nii-öelda nagu on suuremad üritused. Ja tänu neile on ka siis tekkinud juurde ka igasuguseid kantribände. Ja võib-olla Eesti üks praegu minu jaoks üks lemmikuid on Revals. Kes siis on siukene noh, minu meelest teevad nagu üks ehedat kantrit. See on nagu selline mõnus on kuulata. Et jah. Aga jah, ma arvan, et võib-olla see ampluaa laius ja siis ka nii-öelda see instrumentide nii-öelda valik, mis ma nagu mängin sinna kõrvale. Võin mängida, et noh, võin mängida lõõtsa, akordionit, kitarri. Praegu õpin banjot ka veel juurde, et ikka tõeline kantri ikka. Banjo. Ja kui ma nüüd natukene noh, uurisin siis sinu kohta, siis tuli välja ka see, et sa osalesid Johnny Cashi tribute show'l. Just. Et kuidas sa kuidas sa sellega kokku puutusid või kuidas tekkis selline? See on ka üks ikka huvitav lugu. Et noh, ma olin tugevalt alaealine, kui mulle Johnny Cash hakkas nagu meeldima. Ja mul siis isapoolne tädi. Noh, tema ka siuke kantrihuviline. Ja ma ei mäleta, palju mul vanust võis olla. Äkki mingisugune 12, 13. Kui Tallinnas Rock Cafe's toimus siis äkki üks esimesi Johnny Cash tribute show'sid. Ja noh, kuna ma olin alaealine, siin ma täiskasvanud saatjata ma sinna sisse ei saanud. Ja kuna teisi väga siukseid kantrihuvilisi ei olnud, siis ma viskasin tädile selle mõtte õhku, et kuule, aga lähme ja ole minu saatja palun. Ja et tädi nagu abielus ka ei olnud, siis meie perekonna nimed olid samast, siis noh, võiskavad, et ei olnud mingit probleemi, ei tekkinud küsimusi. Ja siis läksime, kuulasime ja siis järgmiseks aastaks siis ma juba nii-öelda, siis ma võisin olla 15 äkki, 14-15. Täpselt ei mäleta neid vanusenumbrid, see oli kõik nii ammu. Et käisin siis, kirjutasin ja pakkusin ennast siis ise nagu üles. Aga siis öeldi mulle konkreetne ei, sest et ma olin alaealine. Aga ma ei jätnud jänni. Kuna nad toimusid ikkagi edasi, siis jah, äkki oligi, ma ootasin selle hetkeni ära, kui ma sain 18, ma kirjutasin uuesti. Minu meelest nad siis too aasta mind ka veel ei võtnud. Aga kuna ma olin nii vastikult järjepidev, siis nii-öelda siis juba järgmine tribute show, mis siis toimus, siis nad juba lõid käega, et okei, et saada siin mingid helifaili näited ja siis noh, vaata. Saatsin, sobis. Sain selle tribute bändi endale nii-öelda taustaks. Ja esimene kord ma äkki esitasin 3 lugu. Rahval oleks väga hästi peale, põhimõtteliselt tituleeriti mind Eesti enda Johnny Cashiks. Väidetavalt hääletämber ja kõik nagu pidi niivõrd sarnane olema. Päris äge. Siis sealt edasi toimus minu meelest äkki veel 2 korda Johnny Cash tribute show'd. Ühe korra käisime isegi Tartus Püssiroo keldris. Ja ülejäänud korrad siis juba nii-öelda kutsuti mind ise. Siis iga korraga see nii-öelda minu
minu siis etteastekava siis pikenes. Mhm. Ja mis on võib-olla kõige uhkem tunne nagu selle tribute show'dega on see, et meie enda nii-öelda Eesti sükene country ja rock'n'rolli maestro, kes küll on nüüdseks meie seast lahkunud, Tõnu Aare. Mhm. Et temaga koos jagasime seal ka lava, et saime koos musitseerida. Väga, Eesti enda legend. väga äge siuke kogemus, mida saad. Ja. Ja veel eriti selline võrdlus ka, et Eesti oma Johniga. Et see oli jah, võimas, uhke. Ja mis seal jah, ega kahju, et need enam ei toimu. Et oli ikkagi rahaliselt see ürituse korraldus, et nagu ei vedanud välja ennast. Et olen siin küll nagu ise mõelnud, et äkki peaks nagu ohjad enda kätte võtma, proovima uuesti nagu üles äratada seda. Et ikkagi suur iidol minu jaoks ja et veebruari lõpud on nagu ikkagi alati Johnny Cashi lainel, et. Aga võtame siis siuke viimaseks küsimuseks, et tagasi siis nagu siuke kooli, peale kooli sellise keskkonna juurde, et mis oleksid soovitused, mida sa annaksid õpilastele, kes lõpetavad gümnaasiumi? Et mida nad saaksid, et kuidas nad saaksid edasi nii käituda, et nad teavad, mida nad teevad näiteks? Kõige siuksem suurem soovitus on see, et hakkaks selle peale mõtlema juba 10. klassis. Mis pärast? Et ma võin selle öelda enda näite puhul väga selgelt ära, et tegelikult on minu unistus olnud alati saada ka nii-öelda põhiametilt veterinaararstiks. Ja ma ei ole seda veel siiani nii-öelda maha matnud. Kunagi pole liiga hilja. Seda kindlasti. Aga mis minule praegu kõige rohkem kätte maksab, on see, et ma oleksin võinud paremini õppida keemiat, bioloogiat ja matemaatikat natukene ka. Ehk siis tagantjärgi seda nii-öelda nüüd hakata uuesti mingisuguseid eksameid või asju tegema, et saada see asi nii-öelda õigele tasemele. See on päris raske. Aga mis hoiab sul uksed alati avatuna, on see, et õpi siis, kui on õppimise aeg. Siis sul on omal tulevikus palju lihtsam, sul on kõik uksed valla. Põhimõtteliselt, kui sul on hinded korras, sa saad õppima minna, kuhu sa tahad. Sa saad õppida, mida tahad. Ja mitte iialgi pole hilja. Kui üks valik tundub vale, õpi midagi uut. Ära tee seda, mis ei meeldi, vaid tee seda, mis sulle meeldib. Õpi saavad selgeks ja liigu selle suunas. See on väga hea soovitus, mida anda. Kindlasti võtan ise ka kuulda ja ma arvan, et siinkohal võime siis lõpetada selle saate, et aitäh. Nii palju ma korra veel ütlen siia. Isegi kui on valed otsused, ärge kahetsege neid. Sest et need on elukool. Et jah, aitäh, et tulid saatesse ja aitäh kutsumast, väga meeldiv. Muidugi, et siinkohal võime lõpetada siis, et aitäh kuulamast ja kohtume kunagi tulevikus veel.